Nojah. Skype'i näide selles mõttes võib-olla ei ole jälle minu tänase jutu kontekstis kõige parem, kuna teaduse roll selles ei ole nagu väga selge. Kuigi tegelikult see tehnoloogia, mille peale Skype on üles ehitatud, ehk peer-to-peer partnervõrkude tehnoloogia, seda ei saanud arendada ilma teadlasteta. Kindlasti andsid selles oma panuse teadlased, aga mitte otseselt, vaid suhteliselt kaudselt. Aga ikkagi ilma teadlasteta ei oleks sellise tehnoloogiani jõutud. Üks videoklipp on mul veel. Read me the message. New message from Sebastian. Great news. We got the go-ahead. Can you meet at 10? Reply, definitely. I'll see you there. Play my running mix. What's the Tegemist on, jah. Here's the traffic. Text my wife, I'm gonna be 30 minutes late. Ulmelisena tunduva tehnoloogiaga ütleb telefonile autos, saada mu naisele sõnum, et ma jään 5 minutit hiljaks. Naine saab selle sõnumi kätte, küsib, et milline ilm on San Franciscos nädalavahetusel ja telefon viskab talle ette 5 päeva ennustuse. Naine jätkab küsimusega, aga Los Angeleses. Ja telefon on nii tark, et ta seob ära, et see ei ole temaks eraldi küsimus, vaid ta saab aru, et see küsimus põhineb sellel eelmisel küsimusel. Ja pakub talle Los Angelese ilmateate. Imekasutaja saab sõnumi telefoniga, vastab suuliselt, see keeratakse tekstiks ja saadetakse. Ei ole vaja nuppe taga otsida, kombata. Tundub ulme poes müügil. See on siis kõige uuema iPhone'i Siri nimeline rakendus. Kahjuks eesti keeles veel ei tööta, nii et siin on siis eesti teadlastele tööpõld kõva. Nimelt on eesti-keelne kõne analüüs ja syntees mitme aasta jagu maas ingliskeelse kõne omast. Lihtsalt, et meie teadlased, neil on palju vähem rahastust, ütleme niimoodi, ja siin võib veel põhjusel leida. Näiteks eesti keel on palju keerulisem keel, mitte ainult, ütleme, meie vene keelt kodus kõnelevatele kaasmaalastele. Neil on õigus, eesti keel ongi keeruline õppida, ka arvutitel on väga keeruline õppida. Aga ma arvan, et mingil hetkel jõutakse ka selleni, et Siri hakkab ka eesti keeles suhtlema inimestega. Järgmine asi, mille Steve Jobs jõudis siis välja hõigata enne, kui ta suri siin mõne nädala eest, on see, et asi, millest ta tahab lahti saada, on telekapult. Ja me veel ei tea, kuidas ta plaanis sellest lahti saada, aga igal juhul tema selles biograafias, mis ilmus siin mõne nädala eest, on kirjas, et Steve Jobs ütles paari aasta pärast müügile tuleb Apple TV kohta. Finally, I cracked it. Ma lahendasin selle. Selles süsteemis enam telekapult ei ole. Ja me põnevusega ootama. Ja see on see väga selgelt teadlaste tööl põhinev asi. Et oli teadlaste rühmitus, kes eks ole, või palju rühmitusi, kes tegelesid selle kõnesünteesi analüüsiga, siis oli teatud firmad, kes hakkasid selle baasil arendama välja tehnoloogiaid. Ja see firma, kes nende tehnoloogiate arendusega kõige kaugemale jõudis, see oli mingi pisike firma, see osteti Apple'i poolt ära koos kõigi patentide ja litsentsidega ja tänu sellele sai siis Apple tulla turule sellise tootega. Innovatsiooni võib jaotada mitmeks eri alaliigiks ja teaduse komponent on erinevates liikides suhteliselt erinev. Esimene on ilmselt selline, mis on kõige teadusmahukam ja see on siis toote innovatsioon.
See on selline innovatsiooniliik, kus tullakse lagedale täiesti uute toodete, tehnoloogiate, teenustega või uuendatakse neid nii radikaalselt, et maailm pole enam sama pärast seda. Et põhimõtteliselt see Siri on nüüd midagi sarnast, et täiesti uut laadi toode. Ma toon pärast igaühe kohta näiteid ka, et nii nagu ütleme laiemalt ühiskonna ja majanduse ja teaduse kontekstis, aga siis ka sellises kontekstis, mis on teile lähemal, ütleme kooli ja hariduse ja õppimise kontekstis. Teine innovatsiooniliik on siis protsessi innovatsioon, kus muudetakse midagi siis kas tootmis, tarne, müügi, arendusprotsessis hakatakse asju teistmoodi korraldama ja tänu sellele saavutatakse mingi rahaline efekt, parem kasum. Kolmas on organisatsiooniline efekt, organisatsiooniline innovatsioon, kus efekt saavutatakse siis tänu uuendustele juhtimises või töökorralduses. Ja neljas on turundusinnovatsioon, mille puhul siis suudetakse hõivata uued turud ja laieneda siis mingite toodete müügil sinna, kuhu varem ei ole õnnestunud seda laadi tooteid müüa. Mõned konkreetsed näited iga selle innovatsiooniliigi kohta. Viimase aja kõige kuulsam tooteinnovatsioon on ilmselt Apple tahvelarvuti iPad, millest ilmselt kõik on tänaseks juba kuulnud ja ilmselt paljud teist on seda saanud ka oma sõrmega näppida. Kui iPad välja kuulutati 2010. aasta algul Apple'i poolt, siis läks tõsine paanika lahti turgudel. Alguses osad firmad hakkasid nagu jaanalinnu mängu mängima, ütlesid, mis see siis ära ei ole. Toshibal oli juba mitu aastat tagasi selline laptop, millel sai kaane teistpidi keerata ja siis pliiatsiga sinna teisel poole puutetundlikule ekraanile kirjutada. Et põhimõtteliselt see on sama ainult, et kehvem, kuna isegi klaviatuuri ei ole. Ja niikuinii ta tuleb hullult kallis ja sükene ärimeeste sükene keksimise jaoks mõeldud asi. Ja tegelikult aeg näitas, et iPadis sai täiesti uus tooteklass. Ta ei kuulu sülearvutite alla, ta ei kuulu piguarvutite alla, ta ei kuulu nutitelefonide alla, tal on mingisuguseid omadusi neid kõigilt ja alguses paljud, eriti ütleme IT-valdkonna spetsialistid ütlesid, et sellel tootel ei ole ruumi, ei ole niši turul, et ta ei saa ära võtta mult. Ma ei saa oma sülearvutit asendada selle iPadiga ja ma ei saa ka oma telefoni asendada sellega. Aga tuleb välja, et päris paljud peavad õigeks just nimelt ikkagi mingi aparaadi asendamist sellega. Näiteks nad ostavad ennal hästi lihtsa telefoni, mis muud ei teegi, kui ainult helistab. Selle asemel, et omada rasket ja suure ekraaniga nutitelefoni. Või mõned minu tuttavadki on näiteks loobunud sülearvutist ja saavad päris hästi hakkama selle tahvelarvutiga. Igal juhul on selge, et on tegemist täiesti uut laadi tootega, esimesega oma kategoorias ja nüüd on kõik tõtanud seda järgi tegema. Nüüd on terve hulk tahvelarvuteid, iga firma, kes vähegi midagi toodab riistvara selles nišis, kus on nutitelefonid ja sülearvutid, on kuulutanud välja, et nemad tulevad enda omaga lage peale. Nokia oli nüüd viimane, kes ütles, et nendel tuleb ka järgmisel aastal oma tahvelarvuti. Ja see muudab ilmselt elu ja ma olen ise väga sügavalt veendunud, et see koht, mida ta kõige rohkem muutma hakkab lähema 10 aasta perspektiivis, on kool. Mina ennustan, et 10 aasta pärast ei ole olemas enam paberõpikuid, et igal õpilasel on oma personaalne riigi poolt antud odav selline tahvelarvuti, ilmselt mitte Apple iPad, aga selline, millega tulevad kaasa elektroonsed õpikud, mis ei ole PDF-id, vaid mis on interaktiivsed õpikestest koosnevad. Niimoodi, et see õpik ei ole samasugune kursuse algul ja lõpus. Õpik saab valmis igal õpilasel kursuse lõpuks, sest ta annab sinna ka oma panuse sisse ja õpik pealegi jälgib õpilase käitumist ja muudab ennast kursuse jooksul.
Kõik see on võimalik tänu sellele, et on igal ühel oma personaalne seade kotis. Aga me võime tuua ilusa näite tooteinnovatsiooni kohta ka õpilasfirmade maalt. Pehme telkurid, millega siin mõne aasta eest üks õpilasfirma välja tuli, mul kahjuks unus otsimata netist, mis firma ja millal täpselt ja kes selle taga olid, aga see oli tõeline müügihitt. Pehme telkurid, sest me oleme ilmselt kõik kogenud seda, et kui teil on kõva helkur siin nööri otsas, istute autosse, lööte ukse kinni, klirdi telkur pooleks. Ja täiesti uut laadi toode, väga lihtne ja hästi kaubaks läinud. Protsessi innovatsiooni näiteks tooksin siis Amazoni e-raamatupoe. Ja Amazon hakkas neid müüma enne seda veel, kui neil tekkisid sellised e-lugerid. Lihtsalt nad tahtsid loobuda sellest paberist, paberraamatust. Nad pakkusid e-raamatuid, mida sai arvutis lugeda. Hiljem tulid siis turule ka seadetega, mis on otse ühendatud nende e-raamatute poega ja kus on võimalik siis endale maha laadida kõiki neid miljoneid raamatud, mida nad müüvad, pluss ka veel värskeid ajalehti ja nii edasi. Ja see on väga tõsiselt mõjutanud ja muutnud trükitööstust. Seesama, mille üle me nii uhked olime, ja mille üle inimkond on uhke olnud Gutenbergi ajast saati, et kuidas see revolutsioneeris inimeste haridust ja lugemiskogemust. Aga täpselt samamoodi on koolimaailmas siis mõjunud e-kool, mille nimi on küll natuke eksitav, ma arvan, e-klassipäevik oleks talle sobilik nimi, aga ta on tõsise revolutsiooni põhjustanud, sest et kool ei saa minna osaliselt üle e-koolile, ta peab minema nagu naha ja karvadega. Kõik õpetajad, kõik õpilased peavad loobuma, eks ole, paberklassipäevikutest, sest ei ole mõtet topelttööd teha. Aga sellega tuleb kaasa terve hulk lisaefekte. Alates sellest, et iga õpetaja õpib selgeks sellised põhitõed veebipõhiste infosüsteemide kasutamise kohta, et sa ei tohi näiteks oma salasõnaks valida oma perekonnanime või sa ei tohi oma e-kooli salasõna ributada selle sama kollase post-it note'iga õpetajate toa arvuti ekraani külge, rääkimata sellest, et seda õpilase kätte võiks anda. Aga tal on neid efekte veelgi, eks ole. See, et lapse vanem pääseb kas või öösel kell 3 oma lapse hinnetele, kommentaaridele ligi, see on kõva sõna. Organisatsiooni innovatsiooni näidetena on mul siin siis McDonaldsi frantsiisikett ja umbes samasugust skeemi kasutavad päris paljud firmad. Et ma ei tea, võib-olla te olete kuulnud, et mis te arvate, kellele kuuluvad McDonaldsi restoranid? Kuressaares on ka mõni või? Ei ole õnneks. Nii, ja Tallinnas on neid mitu, et kellele need kuuluvad? Kas need kuuluvad McDonald's Corporationile Ameerikas? Ei kuulu. Need kuuluvad mingite kohalikele tüüpidele. Ja need lihtsalt on sõlminud McDonaldsiga lepingu, et neil on õigus silt endal üles panna, aga vastutasust nad peavad järgima väga pikka ja paksu lepingut selle kohta, et millised on McDonaldsi tooted, nende kvaliteedikontroll ja nii edasi. Või siis koolimaailmas jällegi, et kuidas on korraldatud arvutialaste pädevuste nagu tunnustamine. Vanasti oli ainukeseks võimaluseks, et sa käisid mingi koolituse läbi ja siis sa said koolituse lõputunnistuse või siis selle seina peale raami sisse panna ja sellega tõendada, et sul on need pädevused olemas. Aga see tegelikult ei vasta üldse päris elule, sellepärast enamik meist, oleme ausad, on arvutioskused omandanud mitte kuskil koolitusel või kursusel, vaid kuidagi teisiti, lihtsalt tegutsedes, arvuteid kasutades. Ja AO ehk siis arvutikasutaja oskustunnistus, ingliskeelse nimega European Computer Driving License ehk arvutijuhi luba. See on siis organisatsiooniline lahendus sellele, loodi üle Euroopa eksamikeskused, mis igal pool Euroopa riikides tegutsevad täpselt sama malli järgi, samasugused eksamid, samasugused eksami küsimused. Kui Tallinnas teed selle ECTL eksami ära, ilma kuskil koolitusel käimata, võid selle sama tunnistusega minna Iirimaale ja otsida seal töökohta, mis nõuab arvuti pädevusi.
turundusinnovatsiooni koha pealt tooksin näiteks siis